Jüri ööpäeva ja veteranipäeva ja me läheme nüüd Kärdlasse vaatama, kuidas Andrian jookseb. Nimelt ta jookseb ja on tööl või tööl ja jookseb. Multitaskib jälle. Ta paneb kinos filmi tööle. Siis läheb jooksma. Siis läheb jookseb 300 meetrit. 300 meetrit suures Hiiumaa teatejooksus ja siis läheb tööle tagasi enne kui film lõpeb. Kuule, aga võtame seda šokolaadi talle ka, sest see on päris hull energiakaotus. Ma olen võtta seda üle otsa Snickersit suisa. Et see on niuke hea. Just ainukene, kes Snickersis sööb. Miks? Meil teisi Andre või see rass sööb ka jälle. Anna juua. Ennem kui välja lähme. Tahad? Mida? Nii. Anna tahaks juba aga lähme paneme riidesse. Me ei pääse läbi kuskilt. Tulge. Ja kuidas läks? Läks, ma jõudsin maale. See on juba võitin. Kas oli raske? Kas oli lõpus? Jaa. Kas sa nägid, et me olime? Nii aga. Mul läks juba endal küll elavile kõik, kui see politsei pani oma vilkurid tööle. See jah. Väga... teisiti läks, kui ma ootasin. Ma arvasin kuidagi väga palju lihtsam. Ei, aga kuule, super tubli oled. Ma just rääkisin, et sa multitaskid, et sa panid filmi tööle. Nüüd tulid jooksma, nüüd pead minema rottu tagasi. See on iga päev vaatad. Ma arvasin, sa viitsid. Kas sul juua on midagi või? Ei. Okei, lähme otsime sulle juua ruttu. Kuule, aga nüüd tööle tagasi või? Jah. Tavapärane õhtu meie majas. Nii. Ise lööd seda. Siuke. Tere hommikust. Täna hommik on suure koristusega ja siis teeme pilte. Jah, ehk siis majamüügi ettevalmistus. Täpselt. Kell on... saab 10. Oi, juba kuule, peab hakkab tegutsema. Anna läheb varsti magama muidu juba. Ja. Nii. Ja mina panen endale muusikat. Ma võin täpselt öelda, mis raadiojaama ma panen endale. Aga ära tööle pane peale. Tööle ma ei pane. Ma panen siukse asja nagu internetis on player, kui äpp on siuke player, tõmbad veel alla endale, siis siin on Duo Country. Ja see on meiega seotud kanal. Ja kõige parem raadiokanal üldse. Kõige parem. Ja samal ajal mina siin oma kööginurga kontoris teen eelmist vlogi. Et teie hooga koristamine juba mingi paar tundi. See on ajaga võidu või kell on 11:30. Mis ajal me viimati rääkisime 10 paiku. Jimmy all tõmbab tolmuimejaga peseb põrandaid asju. Lihtsalt, et visuaalselt oleks võimalikult nagu vähe häiriv kõik, kui me pildistama hakkame. Ja nüüd me jookseme ajaga võidu, et enne Hannat saaks vähemasti ülemise korruse pildid ära teha. Mulle tundub, et juba hakkab looma. Eks me tööjaotus on selline, et Jimmy koristab, nagu tõmbab põrandat, peseb, paneb mingid esmased asjad ära ja mina siis teen kõik muud asjad, ehk siis sätin, teen tasapinnad, mingid peeglid asjad. Lihtsalt meestel ei ole seda, võib-olla teen nüüd kellelegi liiga. Jimmyl ei ole seda detaili ilususe silma, aga samas on ta muidu väga tubli muudes asjades, nii et tööjaotus meil on paigas. Noh, näiteks see tuba on veel täiesti tegemata, täpselt nii nagu ma hommikul siit ärkasin, nii on see voodi praegu. Aga samas siin on juba mängutoas, panin asjad ilusti põrandad. Meil olid muidu asjad siin laiali, panin need ilusti ära. Pastsin lilled, tegime rõdu korda. Ma tean, et see tolmuimeja all, eks meil see mööbel oli enne käsin, aga panin vaiba maha ja otsisin need mööbliipedjad välja.
Rasmuse tuba on täitsa okei. Ja vannituba on seal korras. Eks siis nüüd hakkan Hanna tuba ja meie tuba vaatama. Et ma ei tea, mis siin juhtus, aga siin samamoodi hommikul lihtsalt kõik täpselt nii nagu tõustini oli ja meil sellel kiiktoolil ma ei teagi, mis, praegu ma muidugi ei tee midagi, mõtlen, eks siis järgmises kodus vaatame, aga see kiiktool oli alguses hästi hea, kui Hanna öösiti sõi, kui ta oli täitsa beebi, ta juba magas enne beebis saadik siin enda toas või sünnist saadik. Ja siis oli algul hästi hea, et me saime kiigutada ta siin magama ja nagu alati pidanud teda kuidagi püsti pentsutama, et see kiiktool oli mõnus. Ja siin on päris mugav istuda ka. Nüüd ta ise kiigub siin, et nüüd me teda siin enam ei kiiguta ammu. Aga nüüd ta ise käib istumas siin ja kiikumas. Et talle väga see meeldib. Ja sellepärast ma ei ole seda. Mis kiiktool peab ikka kodus olema. Mulle nii meeldib, ma olen nii kiiktooli usku isegi. Aga et ühesõnaga, mis ma öelda tahtsin, on see, et ega see ei peaks ilmtingimata just tema toas olema. Ja ma selle kiiktooli peale panengi siin nagu oma mingi tekikese ja padjad, sest tegelikult on ta siis siuke üsna nagu paljas ja sellise alus selle pehme padjaga, nagu istumisaluse padjaga, mida saab välja ka panna, et ma saan aru, et see võiks ka terrassil olla või kuskil. Aga ma ei ole teda välja pannud, et ta ongi siis ostmisest peale olnud kogu aeg toas. Ja siin. Rasmus ei leia nagu oma kohta täna elus. See on tegelikult päris raske nagu teha niimoodi asju nii korda, et see nagu korraks ka püsiks täiesti nagu puutumatult. Et saaks pildistada ja filmida mingid klipikesed ja lapsed ju tahavad kohe kõike võtta. Ja Rasmusel korra oligi kriis, et tema ei tohi nüüd midagi teha. Ma küll püüdsin teda suunata midagi rahulikku tegema, ma ei tea, lugema, joonistama midagi, mis oleks nagu ühes kohas ja mis ei tekitaks väga palju nagu segadust. Aga tal nats nagu mingi solv tuli peale, kellel ta läks olla Jimmy juurde, ma ei tea, mis ta seal teeb. Iseenesest. Siis, jah, minu eesmärk on siis kõik visuaalne niuke segadus ära koristada või panna nii, et see häiriks nagu vähem silma. Sest ma ise tean töökuulutusi, majakuulutusi vaadates. Kusjuures huvitav on see, et ma ise olen ju hästi palju vaadanud ja näiteks kui keegi mu käest küsiks, et mis ühes või teises hoones, mis mulle nagu huvi pakuvad, et mis asjad seal nagu inimestel on või milline mööbel, ma ei teaks. Sest ma tegelikult ei vaata üldse seda, mis nendel inimestel seal on, vaid ma vaatan nagu seda hoonet ja ruume ja siukest ruumide paigutust ja suurust ja potentsiaali ja mingit tegemise võimalust. Ehk siis ma pööran tähelepanu nendele asjadele. Aga näiteks mõne hoone puhul mind õudselt häirib, kui seal on väga palju nagu sellist segadust. Ehk siis täpselt, et mingid suvalised asjad igal pool, et nii kui mu silm tegelikult jääb pidama sinna asjade peale, nii ma ei suuda tegelikult enam keskenduda sellele hoonele ja siis see on mu listist kohe tegelikult läinud. Ehk siis ma proovin seda seekord ise ka nagu niipidi läheneda. Et me midagi kuskile ära ei vii, sest et ma tean, et kui kinnisvara need fotograafid käivad, siis ikkagi meil korra on käinud kunagi ühes aastaid tagasi, mitte ka eelmises kodus, vaid kuskil veel varasemas kodus. Ja siis oli see fotograaf lasi meil põhimõtteliselt terve elu ja kõik me asjad lihtsalt välja tõsta. Ta kõik tegi tühjaks, kõik kapid, pinnad, kapid, riiul, no kõik tehti lihtsalt täiesti tühjaks ja kästi kõik ära viia ja see oli niuke, ma saan sellest mõttest aru, et siis jääbki siuke efekt, nagu see maja oleks juba tühi, on ju. Aga ma ise praegu vaadates tunnen, et seda ei ole vaja teha. Aga ei teeks paha, kui me teeme lihtsalt nii, et ei oleks nagu segavat segadust. Mingid asju laiali ja nii edasi, et võiks ikkagi mingi austus olla nende maja vaatajate vastu.
ja samas tegelikult on hea, mulle meeldib. Ma selles mõttes ei nurise üldse. See on super viis, kuidas kodu korda ja puhtaks saada. Ma olen juba mitu kotitäit asju ära visanud, nagu täitsa sodi. No, Rasmuse too hommikul võtsimegi mingi kastide, sahtlite ja karpideni lahti. Et mõtlesin, kui me juba teeme siis korralikult. Nii et meil on ühtlasi ka siuke kevadine suurpuhastus. Eile pesime aknad ära, mingid siuksed asjad, mida muidu vaata kogu aeg lükkad edasi. Pole aega, pole energiat. Nüüd lihtsalt teeme ära, sest et on vaja pildistada ka ja samas on nii hea pärast puhtas kodus olla. Nii et veits siuke nagu süvapuhastus ja kevadeks sättimine ka. Täpselt nagu vaat siis, kui kõik külla tuleb. Sa kindlasti tead. Nii kui sa tead, et tunni aja pärast jõuab, ma ei tea, külla, saab maja nagu ime veel suur puhastus. Vähem juttu, rohkem tööd. Nii, Annukese tuba on okei. Voodi tegin korda. Ja liigume siis sinna meie segamini tuppa nüüd. Ja nagu imeväel sai see tuba ka korda. See oli juba enne, ma tegin üks päev enne siin korda. Ja fotograafiks on Andrian. Et Andrian hakkab tegema maja kulutuse fotosid ja mina hakkan tegema sotsiaalmeedia fotosid. Ainu? Just nii. Väga ilus on. Ja kellele väga meeldib, tulge Oskar. Ja minu arust ka nii. Rassituba. Alumisel korrusel on ka maja korda tehtud. Anna magab. Nii puhas pole siin majas ammu olnud. Nii puhas ja korras pole siin majas ikka ammu olnud. Aga need kroksid ka pane ära. Et tegelikult need kroksid käivad seal ukse kõrval, aga see... Kas külm enne tõus? Sealt see hea värskendav jahedus. See on meie lounge, kes ei ole... Ma pole ka siin maja alguses ranna üles. Sealt saab üles korras. Siin on köök. Mis sa läksid? Seal on mõni. Nii. Pildistamine. Pildistamine. Siin on meie ilus suur köök. Köök on küll siin mõnus, tegelikult siin on kõik mõnus. Ma ei teagi, mis selles majas on ükast, mis ei oleks mõnus. Kõik on vägev. Eriti mulle meeldib see ahjusüsteem siin. Meil on siin pliit ja siis siin on siuke iigel suur leiva pitsaahi. Meil on see pitsaahiu see ka. Saab sinna panna. Ajab ohkama. Raske töö. Kuule, aga tore on siin ju. Ma olen ees ja. Kuhu nüüd järgmisena? Siia. Hei, hei! Tere! Tere! Kas sa sööd? Söös jah? Hei, hei! Sellest viimasest mul käib siin usin söögitegu. Tervislik makaronakleaga. Usin nädal on selja taga. See viimane klipp, ma arvan, oli vähemalt nädalaga tagasi vist nädalavahetusel äkki tehtud või. Ma olen täiesti ellujäämisreeden. Tänan reede. Mu tööpäev on peaaegu läbi. Ma olin tegelikult täna kodukontoris. Mul oli täna mingid igasuguseid asju. Tööasju. Mul oli üks intervjuu või anda. Natukene veel mingid asju teha. Ütleme nii, et lõpp paistab, aga nüüd ma ootamatult avastasin, et kell on 3 ja mitte keegi pole midagi söönud ja kõik lapsed on praeguseks juba kodus ja Andrian läheb varsti tööle. Ja kui ma ei tea midagi söönud, siis ma mõtlen nagu lõunasööki. Et hommikust nad sõid. Ma isega on niuke nälgan. Ma ei tea, ma olen mingis täielikus... Mis juhtus? No. Mis sellega on? Kas ei taha seda või?
Siin üritame. Kes see on? See on Hanna seal. Kuidas sa tüdüsid? Hästi. Hästi. Hästi tüdüsid, kas sa tahad välja palju? Ühesõnaga Hannale tegin ruttu mingid vanu jääke soojaks. Teistel hakkasin kiiruga tegema makaroniakleaga, sest see läheb lihtsalt kiirelt. Ma oleme küll täielik ellujäämisrežiimil praegu. Jimmy on kevadtormil ja ma olen praegu üksinda kuni tuleva nädala lõpuni. Kõikide laste ja loomade ja töö ja kõigega, mis meie elus toimub. See on päris selline väljakutseid pakkav. Ühesõnaga, et see ei olegi midagi hullu, aga lihtsalt see on niisugune paras ellujäämisrežiim, ma ütlen. Ehk siis kogu aeg ma teen nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik, sest et muidu ma ei saaks üldse. Kui kuulen, et kuivatis on pesu ära käinud, järgmine pesu tahab kuivatisse saada, siuke mingi. Varsti ma pean viima Andreni tööle. Kuidas sinule? Aga kuidas sinule? Ma isegi ei tea, miks ma prakkkaamera võtsin ja filmi maksin. Ma mõtlesin, kui ma nüüd ka ei hakka, siis seda ei juhtugi. Siis ma kogu aeg, nagu mulle tundub, et nii kiire, pole aega ja pole midagi rääkida. Aga mõtlesin, ei. Nüüd täna me peame hakkama filmima, sest muidu ma varsti olen nagu täiesti igaveseks kadunud sealt YouTube'ist. Aga kuidas sinul läheb? Jaga sina, kuidas sul läheb. Nii hea meelega loeksin selle video alt kommentaaridest, et kuidas sul päriselt läheb. Jaga midagi toredat ja midagi hullumeelset enda elust. Ja kui sa ei taha kõigile lugemiseks panna, siis jaga mulle Instagrami majast koduks.ee, tule jälgi mind sealt. Nii, kohe saab sööma hakata. Käisime lastega poes või tegelikult käisime. Panen siin siia ääre peale. Viisime Andreni tööle. Ja siis, kuna me juba Kärdlasse läksime, siis Johanna sai üllatusmuna, sest tähekese tema vana mustis talle üllatusmuna. Mul ei ole tegelikult mitte midagi vaja. Ehk siis see on minu poekott, kui mul ei ole mitte midagi vaja. Mamma. Tahaksid seda, mis juurde? Suu on tühi või? On tühi või? Näita mulle. No, võtame siis teisega. Ja me viskab selle ära. Siis on visatud ja läinud. Kas seda tahad vaadata või? Vaata, sa saad seda vaadata. Nüüd kodus pilt. Just nagu Hanna sai üllatusmunaga. Rasmusele ütlesin, et ta võib valida omale ühe söögiasja, mida ta tahab, ja mingi joogist. Noh, Andren käis meiega ka, ta võttis tööle ka kaasa siis mingi snäki ja joogi. Mis sa soovid? Mida sa tahaksid siit? Juua. Seda. Kas see on soolane? Rasmus valis omale söögiks või ampsuks siis sellist asjad nagu Selveri pagari topsitäis juustuampse. Need olid siis Rasmuse valik. Eks tegelikult ma ostsin veel Andrenile, aga ta valis ka mingid siuksed ampsud ja mingi joogi. Siis ma ütlesin neile, et tooge mulle mingi värska. Ja Rasmus läks, tegi tiiru ära ja tõi mulle sellise asja. See on mingi sidruni ja guaavi mahlaga maitsestatud mineraalvesi, mis ilmselt on väga tore. Esiteks maksis umbes 1 000 000, aga ma ütlesin fine. Piiksutasin selle läbi, ütlesin mingi nüüd ostke päriselt värskat, ehk siis nad tõid mulle ikkagi värska, aga mul oli siuke värska või noh, janu. Ja Rasmus endale joogiks valis sellise mingi selle arbuusijoogi. Ma ei tea, kas see on hea või mis sellega on. Siis ma nägin hea hinnaga olid Felixi ananassiga siis Hiina kastmed. Mul ei olnud enam mitte ühtegi. Mõtlesin, et vahest on hea, kui on mingi varu. Siis siuke mingi rämsa ostmine. Siis ma ostsin juustuküüslaugu tipi kastme. Et äkki ma pärast näksin midagi selle tipi kastmega.
või siis mingil päeval, sellel on päris pikk kuupäev, mingi nädala, üle nädala isegi. Ja siis ma ostsin ühe rapsiõli, sest mul oli siuke prostaõli täitsa täiesti otsas. Ja siis siin on 1,3 kilo maasikat. Kas sa tahad maasikat või? Oota, ma kohe annan sulle. Vaatame. Hanna ei ole tegelikult kunagi selline maasikasõda. Oota, ma pesen ära. Vaatame, kas see maitseks sulle. No vaatame. Pane. Test, kas Hanna sööb maasikat. Huvitav on see, et minu lapsed ei ole mitte keegi. Väga suured maasikasõbrad. Oota, see kukkus maha. Oota, ma pesen uuesti. Kas ma lõikan sulle seda tükkideks? Vaata, emme lõikab sulle tükkideks. Ma lõikan selle sulle tükkidesteks. Kas sa tahad äkki kahvliga süüa? Äkki sulle meeldiks kahvliga süüa? Palun. No vaatame, kas see maitseb sulle. Paneme sellega siia, selle juustuampsu. Lapsed ei ole keegi erilised maasikasõbrad. Mustikad lähevad meie peres väga hästi. Õunad. Mustikad ja õunad. Mandariinid, aga sellepärast, et mina söön neid. Arbuus läheb hästi. Melon läheb väga hästi. Aga vaarikat minu arust pole. Minu vist keegi siin majas ei söö. Maasikasõbrad nad eriti ka pole. Aga mina olen. Amps, pane suhu see. Pane ampsti suhu. Ja vaata, proovime, kas see maitseb sulle. Maasikas. On hea või? Nii, mamma. Anna olen täitsa segadus. Igal juhul Selveris oli see lett, kus müüdi siis igast mustikaid, ma ei tea, mingid lahtisid Kreeka maasikaid asju. Et mul oli juba endal siuke tunne, et tahaks midagi värsket ja head. Nii et värska ja maasikad oli minu valik täna. No ja tipikastega. Et ei midagi põrutavat, aga tegelikult nagu põhimõtteliselt midagi justlik. Teavekust. Enne lõunat või hilist hommikut, kuidas kellele poisid on kooli saadetud. Meie käisime Tiiru õues. Vahepeal on meie maailmas juhtunud see, et ma jäin puhkusele pooleks nädalaks. Ma arvan, et eelmises klipis ma rääkisin sellest, et Jimmy on kevadtormil. Et hästi keeruline on kõiki asju nagu majandada. Aga õnneks mul oli natukene mõned päevad puhkust jäänud võtmata ka enne lapsehoolduspuhkusele jäämist. Ehk siis ma ei pidanud seda isegi näpistama selle aasta puhkuse arvelt. Ja siis tundus mõistlik, et ma siuke pool nädalat siin nädala lõpus olen puhkusel, et siis esiteks ei ole mul seda stressi, et mingi tööasjad on tegemata ja et kuidas ma jõuan ja et kõike on nagu majandada palju. Ja samas ei ole tööandjal ka ainu mingit ootuseid, mida ma võib-olla ei suuda siis täita, et see tundus nagu mõistlik mõlemale poolele ja tegelikult on päris mõnus. Nüüd 1,5 kuud olen tööl ära käinud, päris hea on olla mingi paar päeva kodus lihtsalt nagu Hannaga rullida. Ilm on nii kehv.
mina ei tea, vahepeal oli juba jälle päris siuke ilusad ilmad. Soe. Meil on praegu keefiripaus. Kas sa tahaksid veel keefirit? Kas ma panen su veel keefirit sinna natuke? Ma panen sulle natukene. Oota, sul vist saabki otsa. Ma panen sulle veel. Et meil on siuke enne lõunaune keefiripaus. Me käisime väljas, aga hästi tuuline ja külm on. Et tore oli küll, natukene mängisime. Sina ostad mingit, kui sa oled keefirjooja, kas sa ostad, ära pane näppu sisse. Ostad alati sama keefirit või ma ostan alati seda, mis on hea hinnaga. Praegu meil on siis Tere Helluse keefir. Ma ise olen päris suur keefiri sõber. Ja Hannale ka väga meeldib. Et siis enne lõunaund teeme väikse keefiripausi ja ma mõtlesin, et kui ta läheb praegu magama, siis ma vist luban endale ka, et tegelikult mul teha oleks hästi palju asju, aga samas ma mõtlen, et tegelikult tahaks minna lihtsalt pikutama. Magasin öösel tegelikult päris hästi. Viimased paar ööd on üsna head uned olnud, Annal ka. Aga ikkagi, et ma mõtlen, et puhkus oleks täitsa omal kohal, läks pikutaks mõnusasti. Sest tegin tulega alla, see praksub siin teisel pool kaamel, et toas saaks sooja ja oleks hea olla. Kas tead kipsiga? Meil on siin veel mingid juustukreekerid ka, väikeseid kausisid keefiri kõrvale. Anna näitab. Seniga. Kui vahest ta mängib ju vlogimist, ta päästab kaamera kätte, siis ta paneb selle väike statiiv on mul seal kaamera all. Siis ta paneb need jalaksed statiivil ja sätib ennast, siis läheb sinna kaamera ette ja siis teeb seal mingid asju, keerutab ja räägib ja niimoodi. Et nii nunnu, et mis lapsed mängivad ikka seda, mida nad kodus näevad. Kuule, ära pane seda sinna sisse, ära pane sinna sisse. Pane amps suhu. Pane amps suhu, see kukub sul sinna sisse, tead sinna keefiri sisse. See annab mulle. Jaa. 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 Aga jah, nii on muidugi. Aga tegelikult mul oli üks teema veel südamel. Isinest mõtlesin, et lõpetaks selle video ära, aga ma lõpetangi kohe. Aga mul oli see teema südamel. Eile oli siis see oluline päev riigis, kus Siili raames testiti ka siis ohusireene ja seda ohutussõnumi saatmist. Ja tegelikult see alarm on ju juba kasutusel olnud päris tükk aega. Et seda on päris olukordades ju kasutatud ka, kui on mingid regionaalsed, siin on erinevaid ohtalt suuremaid põlenguid ja mingid päästesündmuseid, mis vajavad inimeste teavitamist. Aga siukest tervele riigile korraga välja saatmise mõttes mitu korda päevas, et see oligi siuke eile hea test ja lisaks need sireenid. Ja ma tegelikult eile õhtul ma kuidagi tundsin, et mul see sotsiaalne patarei oli täiesti tühi selle sireeninduse asja pärast, kuigi mul oli puhkus. Aga ma olin päevas vastanud umbes 150 inimesele, et miks sireenid ei kostunud ja mis kõik on ja mis üldse toimub ja miks need üldse lastakse ja nagu ikka inimesed küsivad sellelt, kes on nagu valdkonna inimene ja ma saan täiesti aru, see on täitsa loomulik ja see ongi nii minu töö kui erahuvi ka, et inimesed ju oleks teadlikud. Ja täna hommikul avasin Delfi lehe ja kui ma nägin, et seal iga artikkel või ära pane siia võid panna vaata siia koos. Iga teine artikkel oli nagu sellest, kui halvasti kõik läks, on ju. Siis lihtsalt mul tekkis nüüd siuke tunne, et tahaks ventileerida nagu enda seisukohast ja vaatest ja algul mõtlesin, et mis ma ikka hakkan. Aga teisest küljest ma jälle mõtlen, et kellel mis ikka räägib, mitte sulle. Ehk siis kui sa lubad mul ventileerida, kui sa enda ei viitsi kuulata, siis nüüd on õige aeg minna ja oodata järgmist videot. Aga kui sa tahad minu mõtteid sireeninduse teemal või üldse kriisivalmiduse teemal natukene kuulata, siis murkaseisus näkki ära. Esiteks panen lihtsalt kohe välja selle, et see sireenindus ei ole minu kuidagi teenus, samamoodi varjumine ei ole minu teenus, see siil ma ei olnud kuidagi, minu töö ei olnud selle siiliga seotud. Minu igapäevatöö on ikkagi üks väga konkreetne kreisivaldkonna teenus, mis tegelikult ei puutu üldse eilsesse sellesse ohuteavituskampaaniasse. Ühtlasin ma ei ole kommunikatsiooni inimene ega midagi muud. Aga kuidas see minusse puutub, on ikkagi see, et meil on kriisivaldkond riigis. Või riik on meil üldse hästi väike. Meil on hästi väike riik. Selleks, et riigis midagi teha või tehtud saada või midagi muuta, on vaja, et meil terve riik ikkagi teeks koostööd ja oleks kaasatud. Ja täpselt nii on kriisivaldkonnas ka. Et ma arvan, see on hästi nagu valdkonna mõttes nagu igal pool. Et vahet ei ole, kas näiteks ma ei tea haiglad, erahaiglad, riigihaiglad,
päeva lõpuks ei ole mingit vahet, et kõik ju teevad koostööd selleks, et parim tervise selline võimekus või terviseteenuse võimekus riiki luua, siis täpselt sama on kriisivaldkonnaga ka, et isegi mis siis, et ütleme ühe selle mingi ohuteavituse mingit nagu tervet seda ketti, see tegelikult koosneb väga mitmete asutuste ja isegi ministeeriumi haldusalade nagu tööst ja koostööst, et see saaks üldse nagu ellu viidud, et see pole ka ühe asutuse töö, et see ei ole ka nagu Päästeameti ainu nagu töö. Aga ikkagi et see on see põhjus, miks ma tunnen, et see puudutab mind, et kuna mina olen ka valdkonna inimene ja selle jaoks, et see teenus, mille kallal mina igapäevaselt töötan, oleks arendatud ja oleks võimalikult parimas olukorras ja mis kõige olulisem muidugi, et päris ohu olukorras saaks see nagu parimal viisil ka ellu viidud või läbi viidud, siis on hästi oluline, et kõik selle kriisivalmiduse erinevad osised töötaksid nii hästi kui võimalik, sellepärast me alati püüame olla kaasatud, üksteist aidata, toetada, töögruppidesse kuuluda, koos mõelda, kuni siis nagu tõesti läbiviimisel on alati vaja ja harjutamisel abikäsi ja selles mõttes on see asutuste koostöö nagu hästi oluline ja hea. Et lihtsalt see on see põhjus, miks ma tunnen, et see mind puudutab, kuigi tegemist, et ma ei ole mingi sireeni ekspert. Aga lihtsalt mind nagu nukraks. See osa, millest ma ventileerida tahtsin, oli see, et ma tegelikult nagu tunnen teatavat nukrust oma kehas ja ma olen alati nagu mõelnud seda, et selleks, et minu valdkonna tööd teha või nagu sellist inimestel orienteeritud tööd teha, peab olema ise nagu hästi teflonist. See tähendab seda, et kõik see, et kokkuvõttes ei ole vahet, kuidas või mida sa teed, et sa alati pead andma endast parima, et su töö sisu oleks üldse väärtuslik. Ja see, mina ju enda tööd ja minu valdkonna inimesed enda tööd teevad ikkagi sellepärast, et meil on hästi oluline, mis inimestest kriisi ajal saab ja et inimesed oleksid hoitud ja nende elu ja tervis oleks hoitud. Aga ühiskond sellesse suhtub ikkagi valdavalt negatiivselt ja see on see, mis mind kurvastab. Aga vahest tavaliselt ma olengi nagu teflonist ja ma suudangi, sa võid minna mängima, ma tulen varsti, kas sa võid võtta kausi kaasa. Ehk siis suur osa ajast on mul pigem ikkagi, ma arvan, et kerge see siuke distantsi hoidmine ülejäänud maailmast ja nagu fookus hoidmine sellele, mida ma teen. Aga mingitel ajahetkedel elus on ikkagi nii, et asjad kuidagi mõjutavad või poevad naha alla. Ja huvitav, et ma praegu nagu ikkagi tunnen, ma täna tunnen seda, või eile juba ka, et ma nüüd 2 päeva siis, ma tunnen seda mingit sellist tunnet. Ja minu jaoks on huvitav see, et see tegelikult ei ole otseselt ju seotud kuidagi, nagu väga otseselt seotud minu tööga, aga kaudses mõttes jällegi on. Et hästi selline põnev tunne. Ma lihtsalt võib-olla mind hämmastab ikkagi inimeste selline negatiivsus. Et kokkuvõttes tegelikult, ma lihtsalt mõtlen, kas see nagu ühiskonna probleem, kas see on meie nagu, kas see on kuidagi kasvatusest tulenev, kas me kasvatame oma lapsi nii, et alati peab olema negatiivne ja alati peab halvasti ütlema, olenemata, või et me kuidagi oleme hästi enesekesksed inimestena või ühiskonnana või kodanikena. Et kuidagi me ei suuda üldse vaadata suuremat pilti või näha mingit või siis ka võib-olla see, mulle tundub, et me võib-olla oleme väga mõjutatavad. Et lihtsalt keegi hakkab nagu ees minema negatiivsusega ja siis kõik lähevad sellega kaasa. Et ma vast mõtlen, et äkki prooviks positiivsusega sama teha, et nii tore oleks nagu inimesi hoopis positiivsele teele tõmmata. Ja ma tegelikult seal nagu inimesena ju, ma saan aru nagu pettumusest ja asjadest ja nagu mind lihtsalt nagu võib-olla hämmastab see, et eile ma lugesin ka igast neid kommentaare, mis oligi viga, minu viga oli see, et ma hakkasin üldse lugema, aga lihtsalt ma lugesin neid sellepärast, et järjest minu enda tuttavad kõik pöördusid minu poole ja valdavalt ikkagi enamus väga negatiivse allatooniga, kuidas kõik on nagu nii halvasti ja riik on nii nõme ja inimesed ei tee oma tööd ja siis mind alati nagu ajabki naermas, et ma kuidagi loen neid kommentaare, siis see põhiasjad, mida seal mainitakse, on see, et kuidas kõik on läbi kukkunud, nagu riigina ja kuidas kõik on nagu nii hästi pahasti. Ja teiseks, kuidas, et mingi raha teema, kuidas kuhu kõik mingid miljonid muudkui lähevad ja muudkui raha, mind nagu, ma saan aru, et tegelikult ju keegi pole kunagi öelnud, et see inimene või see tegi halba tööd, et ikkagi nagu seda vaadatakse nagu kuidagi riigi ja võimekusena.
aga mind esiteks nagu, ma saan ka aru, et inimeste teadlikkus ei ole väga suur sel teemal või noh, üldse meil ilmselt ei ole kellelgi see teadlikkus suur, mis ei puuduta meie igapäevategevust. Et seal on nagu hästi palju tahke ja hästi palju valearvamusi ja vale arusaamasid, mis põhjustavad seda negatiivsust. Ja see on selline, nagu et ma ei oska sellega midagi peale hakata, ma tahaks nagu seda kuidagi parandada, aga samal ajal tahaks nagu ennast hoida. Ja mulle tundub, et ma ei kuidagi, ma tunnen igasugu tundeid, nagu sa aru saad, ma tunnen igasuguseid tundeid täna. Aga võibolla, noh, lihtsalt see raha teema, mis on alati hästi nagu hästi kriitiliselt valdkonnatöötajana võin öelda, et see võimekus, mida oleks vaja arendada, no üldse kriisivalmiduses, nii minu teenusel kui kõikidel muudel teenustel, see Sireeni projekt ja noh, kõik asjad nagu on. Et see finants, mida see kõik vajab selleks, et sellist võimekust saavutada, on ikkagi väga paljudes kordades suurem, kui meil täna on raha nagu riigina ja asutustena ja teenustena. Ja meil ei ole üldse raha, lihtsalt, et oleks nagu, et elanikkonnakaitse valdkonnas ikkagi on hästi nagu raha mõttes, et meie inimesed, kes me seal töötame, meie igapäevatöö on ikkagi see, et me põhimõtteliselt mitte millestki loome nagu maksimaalset tulemust, sest et lihtsalt ka laiutatakse käsi, et ei olegi vahendeid, ei ole raha, seda ei saa, teist ei saa. Et see tegelikult ei ole niimoodi, et lihtsalt need miljonid, mina ei tea, kuhu need miljonid lähevad, et millegipärast minu lauale need ei kuku. Et see nagu, et eks siis see, mis inimestele nagu arusaami ühiskonnal, et see et nagu selle tõega, mis seal töö sees on, ei lähe kuidagi nagu kokku, et see on huvitav. Aga samas, see ei ole ainuke asi, et see muidugi on üks mingi miljonist asjast, et hästi palju ei lähe muidugi kokku ka tegelikult üleüldse see kriisivalmiduse nagu vaade või teadmine või miks me neid asju teeme või kuidas need on mõeldud tegemiseks, kasutamiseks, kuulamiseks. Ja siis teiseks muidugi see jälle see rahasse puudutav, et inimesed kohe kommenteerivad, et miks me maksame neid makse ja kõik. Mina ei tea, mina olen riigitöötaja, ma maksan ka makse. Selle kõige peale, mida ma eile sealt lugesin, ma mõtlesin, et see oleks äge, et kogu aeg öeldakse, mitu aastat on umbes palgad on külmutatud, et palkasid ei tõsteta riigiasutustes. No kuskil kindlasti tõstetakse, aga nagu näiteks meie asutuses. Ja siis mõtlesin, et võt see oleks motivatsioonipakett, kui riik vabastaks mu maksudest. No lihtsalt viskan nagu õhku. Et võiks olla mingid asjad nagu sellised, et võiks olla niimoodi, et need riigiasutuse inimesed ei peaks maksma neid riigimakse, küll oleks siis tore elada. Aga ei ole, et me elame ikkagi sellises maailmas, kus ei ole, et me kõik maksame neid makse ühtemoodi, teeme neid asju, et ei ole kuidagi nii, et ma ei tea, mina võtan kellegi teise taskust ja siis teen sellega mingit, ma ei teagi mida, ma ei tea, mida inimesed arvad, et me siis teeme, aga ja ma ütlen, ma tegelikult ei tea, miks ma seda kõike nii isiklikult võtan, et see üldse ei olnud kuidagi eile ju seotud minu isikuga, aga lihtsalt see vahest on nagu see karikas saab lihtsalt nii täis, et seda negatiivsust nagu tuleb igast suunast ja siis ühel hetkel see on see nagu see piir jõuab kätte ja siis mõtled, kas nüüd loksub maha või ei loksu. Ja mul vist hakkab loksuma natuke, mulle tundub, et see on ikkagi nagu probleem minu jaoks. Aga lihtsalt täna hommikul ma siis võtsin lahti, nagu ma ütlesin selle Delfi ja vaatasin sealt alt kommentaare. Ja siis huvitav oli see, et muidugi seal, kus nagu mingid asjad ebaõnnestusid, kus tulid need õpikohad välja, no seal need lasti pihuks ja põrmuks kommentaarides. Aga nagu need kohad, kus tuli hästi veel, et meil oli tegelikult linnasid üle Eesti, kus see õnnestus eilne väga hästi see katse. Ja vaat nende all olid kommentaarid, et täiesti mõttetu, see häiris mu rahu, miks jukest idiootsust on vaja teha, mu koerad umbes ei saanud magada, mu lapsed ei saanud, ma ei tea, Xboxi mängida, no meid siuksed kommentaarid ja siis mõtlen, et nagu tegelikult ei olegi, vaat sa ei saa kunagi võita, et ükskõik, kas see läheb hästi või halvasti, et alati on nagu kommentaarid on alati negatiivsed, see suhtumine on alati negatiivne. Ja ma ütlen, minu enda tutvusringkonna selline tagasipeegeldus eile minu jaoks näitas hästi selgelt, et tegelikult inimestel ongi hästi palju vale arusaami, mida tegelikult tuleks murda, et minu arust on hästi paljud probleemid täna selle kriisivalmidusega on ikkagi kommunikatsiooniprobleemid. Et inimesed lihtsalt ei saa aru, et võib-olla on need sõnumid liiga keerulised, kuidagi need teemad liiga nagu sellised hoomamatud, et tegelikult minu arust seda kõike võiks nagu selgitada, näidata hästi inimlikult lihtsalt nii, et sellest oleks inimestele päriselt nagu kasu ja see ei oleks mingi hirmutav, mingi siuke sõja õhutamine, vaid see oleks nagu igapäevane hakkama saamine inimestel pigem. Et minu arust ja nüüd mul ongi dilemma, kui ma jõuda tahtsin ja see, kui ma eilõhtul kuidagi nagu täiesti patarei oli tühi, siis täna hommikul ärgatas mul korra nagu isegi turgatas, mõtlesin, et
ilmselt ma nüüd nagu peaks minema nagu emba-kumba teed, et ma peaks minema kas kuidagi hakkama tööd tegema selle nimel, et hakkame inimestele nagu selgitama, miks need asjad nii on, nagu inimkeeles selgitama, et jagama sulle seda infot, et mis on nende kriisivalmiduse teemade sees, miks. Mul sai kaamera aku tüüaks, panin sind praegu siia kapi peale laadima veel ruttu korraks. Kus ma jõuda tahtsin, on see, et mul on siuke tunne, et ma peaks nagu valima emba-kumba, et ma peaks kas minema seda teed, et tekitama ikkagi mingi platvormi selleks, et inimestele anda neid sõnumeid lihtsas keeles. Ja ma ei mõelda neid sõnumeid, neid e-alarmsõnumeid, vaid nagu kriisivalmiduse ja üldse nagu niisuguseid kriisiteemalist teavet nagu hästi lihtsas, loogilises, igapäevases keeles teadmises. Sest on hästi palju lihtsaid asju, mis selgitavad, miks asjad on maailmas nii, nagu nad on, aga inimesed ei tea seda, et mingil põhjusel ongi kuidagi, mulle ikkagi tundub nagu, kui ma vaatan nagu mitte kriisi inimesena, vaid ma vaatan tavakodanikuna või sõbrana oma tuttavatele, siis mulle tundub, et see on liiga keeruline, et need sõnumid ei ole ilmselt nagu võib-olla õigesti siis fokusseeritud ja võib-olla kuidagi nagu sa alustad, siis mulle väga palju mõtteid, aga eks siis mu dilemma praegu minu sees on see, et ma peaks kas võtma nüüd sammu selleks, et enda sees seda olukorda ja seda tunnet leevendada, mis ma praegu on, ma peaks võtma sammu ja kas midagi tegema selle jaoks, et need inimesed, keda huvitab ja kes hoolivad ja tahavad enda jaoks midagi teha, et nendele siis kuidagi kergemaks tegema seda kriisivalmidusest arusaamist või siis vastupidi, võib-olla on aeg ikkagi kuidagi liikuda mingile teisele erialale või teisele tööle või teisele ma muidugi ei kujuta ette, et ma nagu ei teeks, et ma täiesti nagu ei teeks kriisi asju, et seda ma ei kujuta ette, aga võib-olla et kui see on mind nii nagu lähedalt puudutab, siis ma võib-olla kuidagi peaksin mingit suunda enda sees, enda tegemistes muutma. Ühesõnaga, mul ei olnudki tegelikult mingit otsest nii-öelda jutusõnumit. Ma lihtsalt vajasin praegu ventileerimise hetke ja ma olen super tänulik, et sa mulle andsid selle nurga, et kuidagi endasse välja lasta. Et mul on mõtteainet. Aga mida sina saad teha, ma panen siia alla lisainfosse selle kriis.ee lingi, kuhu sa saad enda panus anda selle eilse sireeni majanduse. Jällegi, mul ei ole ka selle lingiga mingit pistmist. Kohvimasin hakkab kohe undama. Mul ei ole ka selle lingiga ka kriis.ee-ga tegelikult tööalaselt mingit pistmist, aga lihtsalt kodanikuna tahan jagada, et kõik, kes tahavad teemast kaasa rääkida ja te tahate, et teie, mis iganes sõnum, see võib olla positiivne, negatiivne, mis iganes teil südamel on. Kui te tahate, et sellest oleks päriselt ühiskonnas mingi kasu, siis teil on võimalus, siin video all on siis kriis.ee link, kus teil on lühike ja lihtne küsimustik, kus te saate anda tagasisidet eilse toimunud selle testi kohta. Selleks, et riik siis saaks õppida, et kõik need asutused, kes olid sellega eile seotud, saaksid võimalikult täpse tagasiside, kes kuulis, mida kuulis, mis jäi puudu, mis ja nii edasi. Ühesõnaga, see on niuke hea viis päriselt tagasisidestada nii, et sellest oleks ka kasu, mitte ainult niukest müra interneti avaruses. Ühesõnaga, järgmises videos ma väga loodan, et me kuidagi alustame positiivsemal noodil, kui ma täna siin lõpetan. Aga tegelikult ma tahaksin täiega lihtsalt sulle soovida super head nädalat, positiivsus ja külma ilma ja seda, et sul oleks võimalus teha neid asju, mis su hinge teevad rõõmsaks ja mitte teha neid asju, mis sind kuidagi kurvastavad või kinni hoiavad elus. Nii et näeme järgmises videos. Tšau, tšau!